Oli jutt sellest, millised on rehvid, oli jutt sellest, millised on teed, milline on rehvide ja teede suhe, aga ja need võivad olla ju muutuvad, aga konstantne on ilmselt see, mis on siis rooli ja piduri vahel või kahe kõrva vahel. Ehk siis tegelikult peaks ju kõige olulisem autoroolis olema ikkagi inimene. Kas see inimene ka alati käitub nõnda heaperemehelikult nii iseenda, oma perekonna, oma auto kui ka teede suhtes? Oleme palunud siia rääkima Toomas Liitmaa, Politsei- ja Piirivalveameti vanem väärteomenetleja. Olge kena. Tervist kõigile poolt. Olen Toomas Liitmaa ja töötan siis Politsei- ja Piirivalveametis vanem väärteomenetlejana. Minu ettekanne räägib täna siis liiklusohutusest, siis rehvide, milline see olukord meil on, kuidas politsei tegutseb ja mis siis teedel toimub. Esiteks, sõidukirehv on siis ainus kokkupuutepind teekattega, mis tegelikult sõidukil on. Kui nüüd rehv on ikkagi ülemäära kulunenud, halveneb oluliselt selle haarte tegur teekattega, mis omakorda toob kaasa juba siis sõiduki juhitavuse kaotamise ja tõenäoliselt teelt väljasõidu, või siis halvemal juhul, kui sõiduk on kaotanud teel juhitavuse, põrkab kokku siis vastu liikuva sõidukiga. Kergematel juhtudel sellise õnnetuse tagajärjel saab kahjustada ainult siis nii-öelda sõiduki kereplekk, halvematel juhtudel lõpevad sellised õnnetused juba siis inimvigastustega või siis kõige raskematel juhtudel isegi surmaga. Selge on see, et korralike rehvideta pole võimalik turvaliselt sõita, kuid peame arvestama siiski, et ainult rehvid ei suuda siis tagada seda ohutust ja rehv iseenesest oma siis omaduste poolest ei suuda sõidukit teel hoida ega päästa õnnetusest. Kõige tähtsam on siin ikkagi siis juhi käitumine. Juht peab arvestama tee ja sõiduki seisundiga, kui ta liikleb ning vastavalt nendele varima siis ka sõidukiiruse ja juhtimisvõtete valiku. Siit me sellest kahjuks üle ega ümber ei saa, et meil võib olla viimase mudeli rehv kõige parem, mis kättesaadav on, aga kui juht valib ikkagi siis teeoludele mitte vastava sõidukiiruse, sinna veel mingi apsakas sõiduviga juurde, siis ei suuda see rehv seda sõidukit teel hoida ja tagajärg ongi käes. Ilmastik mõjutab oluliselt siis rataste haardumist. Kõige ohtlikud ongi sellised nullilähedased temperatuurid, mil teel on õhuke jääkirme, seda juhil ei ole näha, nii-öelda tekib must jää. Lisaks takistab ka siis lumelobjakas, veekirme, soolasegune vesi. Nagu kui täna hommikune ilm, kus meil on tugevalt esinenud viimastel päevadel sademeid, teed on märjad, õhutemperatuur alaneb, algab lumesadu ja teedele tekib must jää. Liiklejatega jaoks tuleb see talv nii-öelda või see talvised olud alati ootamatult, inimesed ei suuda kiiresti ümber kohaneda oma suvistest sõidurütmidest talvistesse oludesse, kus peaks kindlasti vähendama sõiduki kiirust, olema valmis nendeks muutlikeks ilmaoludeks ja ka pikenevaks pidurdusmaaks. Et just sellise libeduse ja selle tekkel suurenevadki nii-öelda siis tagant otsasõidud eesliikuvate sõidukutele, kuna inimesed ei arvesta enam selle pikeneva pidurdusmaaga. Kui nõukogude ajal sõideti põhimõtteliselt aasta läbi nii-öelda suverehvidega ringi, seda nii-öelda kasutatakse ka selles suhtes tänapäeval, et Vene aeg me saime kõik hakkama, et nüüd inimesed ei suuda siis korralike naastrehvidega ka teel püsida, siis aeg oligi ikka oma olemiselt teine. Meil oli sõidukite hulk liikluses oluliselt väiksem kui tänapäeval, mis väljendub eeskätt ka siis liiklustiheduses, et teed ei olnud nii palju koormatud. Piirkiirused olid madalamad. Kui meil ikkagi sellised raskeveokid veoautod sõitsid seal keskmiselt ikkagi 70 km tunnis, sõiduautod seal 80, siis tänapäeval on ikkagi selline ühtne liiklusvoog on 90 üle selle kilomeetri tunnis, teatud kohtades 110-120 km tunnis lubatud. Et see võtab ka seda nii-öelda juhi reageerimisaega kõik, et kui meil liiklustihedus on suurem, kiirus on suurem, siis jääb nende eksimuste korrigeerimiseks vähem aega. Samamoodi tegelikult olid ju liiklejad ikkagi natuke ettevaatlikumad, puudus tänapäeval omane pidev kiirustamine, mis tihti ongi siis päästikuks just nende õnnetuste toimumisele. Ehk inimestel on kogu aeg kiire jõuda punktist A punkti B, lisaks tulevad mängu veel ka kõrvalised asjad ja see kahjuks tekitabki selle olukorra, kus õnnetus võibki väga lihtsalt juhtuda.
Tänaseks päevaks on ka meie autopark oluliselt uuenenud, inimestel on parem elatustase, ostetakse paremaid, uuemaid sõidukeid, sõidukid on muutunud turvalisemaks ja üha rohkem areneb tehnika, mis aitab siis sõiduki juhtimisel ja teel olles. Samuti on selle arenguga käinud ju kaasas ka rehvitööstus, aasta-aastalt on suurenenud siis pakutav valik, mis on muutnud siis ka nii-öelda uute rehvide kättesaadavuse siis tavakodanikule oma hinnaklassid kättesaadavamaks. Kui ikkagi siin 10-15 aastat tagasi oli täiesti tavaline, et Põhjamaadest toodi kasutatud rehve, mis siis edukalt meie juhid nii-öelda lükkasid enda sõidukile alla ja olid õnnelikud selle üle, siis tänasel päeval on see pigem nagu selline rohkem tahaplaani vajunud, inimesed ostavad nii-öelda uusi rehve ja üritavad seeläbi siis nii-öelda tagada enda turvalisust ja hinnatakse ka kvaliteeti rohkem. Seadusandlus, et politsei jälgib siis majandus-kommunikatsiooniministri määrust number 42, mootorsõiduki selle aagise tehnonõuded ja nõuded varustusele, kus grupp 5 siis sätestab nõuded ratastele, rehvid ja väljad. Ja selles on ära toodud, et kuna peab kasutama siis talverehve, see on siis kohustuslik on alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini ja lisaks veel, et siis sõiduautode suverehv peab olema 1,6 mm minimaalne sügavus ja talverehvide puhul siis 3 mm. Selge see, et sellise 1,6 mm mustrisügavusega suverehviga sõit tegelikult enam turvaline ei ole. See on nii-öelda seadusse pandud see minimaalne, millest kindlasti nii-öelda üle astuda ei tohiks, aga nüüd eriti olukorras, kus näiteks sügisesed ilmad praegu ka käesoleval tänasel päeval on meil õigus ju sõita ringi nii-öelda selle suverehviga, aga selge on see, et sellise niiske vihmase ilmaga, kus võib juba tekkida ka sellist musta jääd, lehed on, siis see 1,6 mm ei taga kindlasti enam selle sõiduki sellist nõuetekohast eelpüsivust ja seetõttu soovitatakse juba tegelikult juba 2 mm mustri jääksügavuse puhul kindlasti see rehv välja vahetada. Ja sama lugu on ka talverehvidega, kui talverehvi puhul on minimaalne lubatud 3 mm, siis tegelikult rehvitöökojad soovitavad juba 5 mm juures see rehv uue vastu ikkagi välja vahetada, et tagada siis selline maksimaalne turvaline liiklemine selle sõidukile. Kui me võrdleme nüüd oma talverehvide kasutamise korda lähinaabritega, siis siin väiksed erinevused on. Kui Eestis ja Lätis on tegelikult suhteliselt nõuded sarnased, et kohustuslikud meil talverehvid on alates 1. detsembrist kuni siis Eestis 1. märtsini, Lätis 28. veebruarini, siis Leedu näitel on näiteks kohustuslik periood pikem, on 10. novembrist kuni 31. märtsini. Soomes muutus nüüd sellest aastast seadus, mille järgi siis talverehvid tuleb panna alla vastavalt teeoludele, milline see konkreetsel hetkel on, mitte enam kuupäeva järgi, kuid talverehve peab kindlasti kasutama novembrist kuni märtsini, kui teeolud seda nõuavad. Ehk et kui ikkagi 15. detsember on näiteks 10 kraadi või 5 kraadi sooja, siis tegelikult iseenesest kohustust talverehve kasutada ei ole. Et ühtepidi hoitakse sellega küll nii-öelda seda teekatet ja seda, aga teistpidi ilmaolud võivad väga kiiresti muutuda erinevas paigus, et siin jääb ikkagi see suurem vastutus juhile. Ja samamoodi Rootsis on ka talverehvide kasutamine ikkagi sõltuv teeoludest, et võib neid kasutada siis detsembrist märtsini ka vastavalt teeoludele. Politsei oma järelevalve käigus nüüd kohtab just sügisel vahetult enne sellist talvetulekut, kui hakkab nii-öelda rehvihooaeg pihta, siis sõidukijuhte, kes üritavad iga hinna eest oma rehvidega selle viimase piirini ära sõita, et järele alla panna siis nii-öelda kohustust talverehvid alates 1. detsembrist, kui on, et kui enam midagi muud teha ei jää. Kindlasti on selline piiri peal rehvidega sõitmine ohtlik just turvalise seisukohalt, kuna selline rehv ei taga enam sellist pidurdust, ei taga sellist ohutut, turvalist keskkonda. Samamoodi rehvitootjad soovitavad juba tegelikult +5 kraadi juures kasutama hakata talverehve, et oleks tagatud see rehvi maksimaalne pidamine ja turvalisus. Mis on sanktsioonid? Kui nüüd politsei tuvastab sõidukijuhi poolt siis rikkumise, siis võidakse talle määrata tema rehvi mustrisügavus on alla lubatud nõuete või veel hullem, et see rehv on üldse ära kulunud nii-öelda, või siis ka sõidetakse suvisel ajal näiteks naastrehvidega või talvisel ajal siis suverehvidega,
rahatrahvi kuni 80 eurot. Kui nüüd sõidukijuht tekitab liiklusohu, mis tähendab seda, et selle sõidukijuhi tegevuse tõttu peab teine liiklema järsult muutma oma sõiduki suunda või pidurdama, ehk näiteks sõiduk on kaotanud juhitavuse, satub vastassuunavööndisse, siis on õigus karistada seda juhti juba kuni 400 eurose rahatrahviga või juhtimisõiguse äravõtmisega. 2019 hakkas kehtima ka lühimenetlus, mille puhul siis võidakse sätestada, kui inimene on nõus, tunnistab oma rikkumist koha peal, talle lühimenetluses mõjutustrahv suurusega 20 eurot. Politsei järelevalve käigus ei jälgi siis lihtsalt rehvide kasutamist nii-öelda hooaegade vaheldumisel, et kui kukub 1. detsember, et siis me hakkame kontrollima, kas kõigil on koheselt nüüd päeva pealt rehvid vahetatud, vaid seda tehakse ikkagi igapäevase järelevalve käigus. Et kontrolli teostatakse nii tavaliste sõiduautode, raskeveokite, busside kui ka haagiste üle. Et eesmärk on ju juhtida liiklejate tähelepanu siis nende korralike rehvide kasutamisele, rehvid ühendavad auto ja tee, seetõttu on oluline, et juhid kasutaksid just hooajale sobivaid rehve ja et need vastaksid ka kõikidele nõuetele, et efektiivsed pidurid ei kompenseeri kulunud või siis vale rõhuga rehve. Seega saavad inimesed just ise väga palju ära teha, et muuta nii enda kui ka teiste liiklejate teekond turvalisemaks. Lisaks on politsei aastad koos erinevate koostööpartneritega Maanteeamet Rehviliit teostanud ka nii-öelda ennetuslikke kontrolle, kus juba varaselt on teada antud, kus kohas kontroll toimub ja et asjast huvitatud liiklejad saaksid sinna kohale tulla ja saada siis rehvide kohta adekvaatse hinnangu spetsialistide käest, kas nende rehvidega veel tohiks sõita või mitte. Sest kõige tähtsam ei ole siis ka see rehvimustri sügavus, vaid oluline on ka tegelikult rehvi vanus. Seadus ei ole küll pandud kirja täpselt näiteks sõiduautode puhul, et kui vanat rehvi võib kasutada veel, aga igapäevase liiklusjärelevalve käigus me näeme, et tegelikult on kasutuses 10 ja enam aastat vanemad rehvid, mis nii-öelda oma mustri sügavuse poolest annavad selle nõutud 1,6 või 3 mm välja, aga me kõik nii-öelda teame, et tegelikult öeldakse, et rehvi eluiga on 5-6 aastat, siis tuleks ta tegelikult välja vahetada juba. Ja ennetuslike kontrollide käigus ei ole ka eesmärk siis otseselt kedagi karistada, vaid just pöörata tähelepanu liiklejatele nende nõuetele mittevastavalt rehvide kasutamise riskidele, et mis see endaga kaasa toob, et kui tema rehv on nüüd juba 2 mm jääksügavus, saabub sügis juba, et selle hooaja lõpuni nende rehvidega ei saa, et kindlasti see vahetus tuleks ette võtta, et ära hoida neid võimalikke õnnetusi. Nende kontrollide käigus on iga aastal leitud juhte, kes sõidavad siis kas hooajale sobimatute rehvidega või kelle rehvid on siis üldse lubatud kulunud normi. Siin on ka mõned näited, et nendest kontrollidest ega midagi teha. Töö käigus tuleb visata põlvili ja vaadata rehvid üle, et anda liiklejale adekvaatne hinnang ja otsustada edasi, kas selle sõidukiga võib edasi liikuda või mitte. Politsei lähtub ka karistuste määramisel eelkõige liiklusohutusest ja rikkumise toimepanemise asjaoludest. Kui suvine naastrehvidega sõitmine kahjustab eelkõige teekatet, siis talvisel ajal mõjutab ju õige rehvi kasutamine otseselt sõiduki juhitavust ja teel püsivust. Seetõttu on külmal ajal talverehvi nõude vastu eksimine kindlasti nii-öelda ohtlikum. Alati ei piirdu politseiga lihtsalt rikkumise tuvastamine rahatrahvi määramisega. Kui leitakse, et sõiduki rehvid ikkagi vasta kehtivatele tehnonõuetele, siis suunatakse ta lisaks ka korduvale ülevaatusele. Mitme puuduse või rikkumise korral kohaldatakse aga juba sõiduki keeldu. Ehk see sõiduk sealt enam edasi ei liigu ilma treilerita. Panustame liiklusohutusse. Üks näide, 26. oktoober 2017, 3 aastat tagasi, halvenesid ilmaolud. Järsku tuiskas lund, teed olid libedad. Politsei viis hommikutundidel läbi operatsiooni, mille eesmärgiks oli tagada siis turvaline liikluskeskkond kõigi liiklejate jaoks. Kuivõrd lumi tuli varakult ootamatult, nagu ta alati, siis suurem osa sõidukeid oli varustatud suverehvidega. Politsei tegutses linnast väljuvatel suundadel, et takistada ohtlike rehvidega autodel väljumast maanteele, kus kiirused on suuremad ja seega õnnetuse oht tõsisem. Koos autojuhtidega vaadati autodel üle rehvid, suverehvidega autod suunati linna tagasi, kui aga kellelgi oli vaja kindlasti sõita, siis nemad jäid juba tee äärde parklatesse ja tanklastesse ootama ilmaolude paranemist. Siin on ka mõned uudisnupud, mis siis oli, et hommiku vara kell 7 alustas politsei siis sellist suurt liiklusturvalise operatsiooni, et isikud siis, kellel olid suverehvid all, et neid nii-öelda ohutõrjumiseks ei lastud maanteedele, et ära hoida siis liiklejate
turvalisus, liiklejate elude säilimine. Kuigi anti väga suur panus, siis selle päeval hommiku kella 7 kuni lõunani juhtus ikkagi Eestis ligemale 100 liiklusõnnetust. Need suurem osa olid kõik seotud pleki mõlkimistega. Kahjuks mõned õnnetused olid ka sellised, kus inimesed said viga, kuid kõige tähtsam oli see, et sellel päeval ükski inimene liikluses oma elu ei kaotanud. Et kui me võtame korra tagasi, et tegemist oli 26. oktoober ehk tegelikult täitsa selline sügisene aeg, siis arusaadav, et suuremal osal sõidukitel olidki kõigil all talverehvid, aga kui me vaatame neid pilte, siis need kõik olidki täiesti talv, lumi tuiskas täielikult ja suhteliselt juhid olid mõistvad, nad said aru, mis see eesmärk on, et ei ole lihtsalt kedagi nii-öelda kiusata, kellegi elu raskemaks teha, vaid meie eesmärk oli inimeste elusid säästa. Sest suverehvidega auto ikkagi kas 7-80-ga, kui ta kaotab ikkagi juhitavuse siis, ja kaldub vastassuunavööndisse vastu teisele sõidukile, siis me saame aru, et sealt väga head midagi loota ei ole. Statistiliselt, näiteks 2014. aastal jäi korrakaitsjatele vahele kokku 420 nõuetele mittevastavate rehvidega sõitnud juhti. Nende hulgas oli nii suvel naastrehvidega sõitjaid, talvel suverehvidega kui ka kulunud rehvimustriga. Viimasel 3 aastal on see rikkujate arv jäänud sinna 110-270 vahele. Et ühtepidi saab tõdeda, et muutused on toimunud, olukord on paranenud, kuid tööd on selles vallas kõigil veel palju teha. Kui politsei tegelikult tegeleb teel ühtepidi võib-olla siis ka tagajärgedega, sest see sõiduk on alustanud punktist A nii-öelda liikumist ja ta on juba liikluses, siis tegelikult on siin teha nii-öelda läbi meedia, sotsiaalmeedia, erinevatel osapooltel kampaaniat, et teadvustada inimesi sellest rehvide olulisusest, nii et õigeaegselt nad vahetaksid need ära ja läbi siis paraneks ka liiklusturvalisus. Siin on ka väike graafiline näide, et kui palju on nii-öelda siis teel kontrolle teostatud. See puudutab nüüd neid sõidukeid, kes on siis suunatud juba kas siis erakorralisele ülevaatusele või siis ka rakendatud sõidukeeldu. Et viimastel aastatel on see 2 aastal on jäänud siis kontrollitud sõidukite arv sinna 1000-1200 kanti ja üle 100 sõiduki on ikkagi saanud nii-öelda korduva ülevaatuse või siis sõidukeelu. Ja ka liigiti eraldi, et tegelikult on pooled nendest sõidukitest on siis sõiduautod, 1/3 on raskeveokid ja siis tulevad juba ka haagised. Näited elutõnesest, missugused sõidukid meil teel liiklevad, missugust rehvidega. Need pildid on suhteliselt selles suhtes standardsed, et me kõik autojuhid tegelikult on näinud kulunud rehve, aga tihti me ei oota seda, et me näeme sellise sõidukiga või sellise rehviga sõidukit liikumas teel, vaid pigem me oleme harjunud võib-olla rehvitöökojas seal nii-öelda hunnikus selliseid rehve nägema, aga tegelikult on see igapäevasus. Et selge on see, et sellise mustri, olematu mustriga ja juba nii-öelda auguliseks muutuva turvisega rehvil mingit pidamist ei ole, kuigi jah, nagu ka eelpool kõneleja ütles, et vastavalt rehvidele tuleks siis valida sõidukiirus, et sõites 10 km tunnis sellise kuiva teekatel on võimalik jõuda punktist A punkti B, aga ootamatuse puhul kindlasti ei toimi see rehv enam ja rääkimata juba märjast teelõigust. Et selles suhtes ongi väga oluline, et sõidukijuhid jälgiksid oma rehvide seisukorda ja eks oluline on ka kõigi panus nii-öelda ka autoremonditöökojad, kui lastakse teostada mingeid pukside vahetusi, sillakontrolle, mis iganes, et nähes juba, et rehvid on kulunud, tuleks sellest märku anda kindlasti autojuhile, et on aeg ette võtta rehvivahetus, mitte midagi teha ei ole, et siin ei ole tähtis ainult see, et sa võid politsei käest trahvi saada, vaid et kõige tähtsam on see, et inimene võib sattuda õnnetusse või veel hullem, et põhjustada õnnetuse, kus teised inimesed saavad kannatada. Siin on see, et kus on siis sõidukile mitte vastavad rehvid, kus juba nii-öelda rehvid käivad vastu koobast, hõõrub ära.
praktiliselt ilma mustrita üldsegi. Natukene ka raskeveokitest. Selle sõiduki juht teadis, et tal selline on, aga ta lihtsalt nii-öelda siis põhjendas seda, et tal ei ole aega ja seda rehvi vaadata, et kunagi, kui tekib sellist vaba aega, siis võetakse see toiming ette. Et kindlasti võib mõelda, et näiteks veoauto Aagise puhul, et meil on seal mitte ainult üks rehv, vaid seal on neid palju, et mis see üks rehv ikka teeb, aga iga selline katkine, kulunud ja nõuetel mitte vastav rehv on ohuks. Et siin ilmselgelt ei saa olla see, et lihtsalt ei näe, vaid piisab ja autojuhil väike kontroll, retk ümber auto, veenduda kõigi sõlmede korrasolekus ja on näha need probleemid, mis on autol. Siin on üks markantsem näide, kus see rehvikoord juba eraldub täiesti. See sõiduki juht oli väga keskendunud liiklemisele, et ta ei osanud enda sõiduki ümber näha, mis toimub. Ta peatati politsei poolt Tallinna-Tartu maantee peal kinni. Tänu sellele, et sädemepilv oli üleval, ta ei olnud isegi teadlik, vähemalt enda sõnul, et tal on rehv taga puruks läinud. Et iga inimene saab ise panustada liiklusturvalisusse, alustades iseendast ja oma sõidukist. Vaatame üle oma sõiduki rehvi seisukorra, oleme me juba astunud esimese sammu. Samamoodi saab iga inimene ulatada abikäe oma sõpradele, tuttavatele, märgates nende sõidukil puudusi. Juhime kindlasti nende tähelepanu sellele, kuna läbi selle võime ära hoida nii mõnegi õnnetuse. Ja kui see järjest niimoodi igalt inimeselt oma sõbrale läheb, siis tänu sellele me suudamegi rohkem seda inimeste teadlikkust tõsta ja tagada turvalisust. On kõik. Aitäh, Toomas Liitmaa. Kes tahtis plaksutada võib ikka nii siin saalis kui ka oma arvuti ees. Te näitasite ajalehe artikleid, et mulle tuli meelde paar pealkirja ühest õnnetusest. Ma enam täpselt ei mäleta seda konkreetset situatsiooni, aga juhtum oli umbes selline, et mõned aastad tagasi siis talve hakul sõitis teelt välja ikka väga korralikult bambuses üks masin. Juht oli joobes, juhil ei olnud sõidulube ja õnnetuse põhjustas libe tee. Oli pealkiri. Mis teie taoliste pealkirjade või taoliste artiklite kohta või taoliste juhtumite kohta ütleksite, et kas sellise õnnetuse põhjustab libe tee või on seal mingid muud põhjused? Põhjuseid on kindlasti mitmeid, et esiteks keegi ei vaidle vastu, tee võib olla libe, siis juht peab valima ikkagi vastavalt teeoludele sõidukiiruse. Kui me võtame siin nüüd mängu näiteks, et juht on tarvitanud alkoholi, siis iseenesest ega alkohol ei ole ka otsene õnnetuse põhjus, aga ta on nii-öelda kaasnev faktor, et alkoholi tarvitanuna inimesed ei tee enam adekvaatseid otsuseid, nad ei suuda oma käitumist juhtida ja tänu sellele suurenebki nii-öelda selle reaktsioonide kiirus, kõik see, et ajakirjanduslikult on pannakse, et see nii-öelda libe tee, aga tegelikult on seal kõik erinevad koosmõjud. Täpselt samamoodi võivad olla, et see kulunud rehv ei pruugi ju iseenesest koheselt selle sõidukit teelt välja viia, aga kui me paneme sinna juba ebaõige kiiruse vastavalt selle rehvi nõuetele ja kõik muud asjad, siis see õnnetus juhtubki. 30ndatel aastatel ajakirjandus hästi palju kirjeldas just nimelt liiklusolusid ja ka õnnetusi ja loeti üles siis ka kõige suuremad õnnetuste põhjused, just kui autodega õnnetused juhtusid. Need olid siis oskamatud autojuhid, valesti valitud sõidukiirus ja siis mitte turvaline sõiduvahend ehk siis korrast ära auto. Et kui täna panna neid järjekorda, et me räägime täna hästi palju rehvidest siin, et kui palju mõjutab tegelikult õnnetusi need 3 osist ja kui palju on seal roll just nendel kehvadel rehvidel, millest te näitasite päris õõvastavaid pilte? Ütleme, mul päris statistilised andmed selle kohta puuduvad, aga kindlasti üks nii-öelda selline
kõige põhilisem ongi ikkagi see ebaõigelt valitud sõidukiirus, mis tuleneb siis ka sellest, et kas juht tegeleb ikkagi kõrvaliste tegevustega, tema tähelepanu ei ole suunatud sellele, teeolud võivad olla. Need rehvid mängivad väga, väga olulist rolli selles suhtes, et kuigi tihti on see, et teeolud on väga head, sõidukitel on täiesti nõuetekohased rehvid, aga ikkagi on nüüd kas kiirus või siis on ikkagi mingi muu faktor olnud, kas on inimese tähelepanu hajunud, on ta tegeleb millegi muuga, mille tõttu see on õnnetus toimunud, et alati et ei olegi üheselt, et kui palju, et kindlasti oma osa õnnetusi juhtub, sellepärast need rehvid ei vasta nõuetele. Ja meil on kaugelt ka küsimus tulnud. Andres, ole kena. Jah, küsitakse veoauto rehvimustri jääksügavuse kohta, et millisest sügavusest see hakkab mõjutama juba juhitavust ja millal oleks soovitav välja vahetada? No ma arvan, et sellele suudavad rehvitootjad ja nemad paremini vastata, et kui me vaatame neid pilte, mis me siin täna oleme, nägime nii-öelda nende rehvi, siis seal ei saa öelda ka enam mustri jäänustest nii-öelda, siis tegelikult seal on selge, et sellist pidamist ja seda ei ole. Aga ma arvan, et rehvitootjad, need on kõige õigemad võib-olla vastama sellele küsimusele, et täpselt selle haardetegurist ja kõigest sellest. Et küsimus oleks võinud tulla juba natukene varem, aga aitäh teile, Toomas Lihtmaa. Ja kui me esimest osa lõpetasime reklaamiga, siis enne kui me läheme kohvipausile nii siin kui kodudes, siis me jätkame ka reklaamiga. Nimelt, ega Maanteemuuseum ainult ei võta oma külalisi vastu ja ei valmista ette näituseid, vaid me tegeleme ikkagi ka uurimustöödega. Ja minu hea kolleeg Andres on saanud sellel aastal just valmis tee-ehitusmasinate ajaloost raamatu Teede rajajad. Kas sa tuled, räägid ka paari sõnaga? Sulle on meeldinud küll alati pigem kirjutada, aga ole kena, räägi siis sellest raamatust ka. Ma olen sul siis tüdruk. Jaa, see on ekraani peal ka. Ja. Näed, sa võtsid mult ära selle rõõmu joosta ja näidata. Rahva hulgas ringi lasta käia, et see raamat on siis täna ka üks selline tänuelement, et mida me oma esinejatele jagame. Et tõepoolest siis saime valmis ka sel hooajal sellise sinise või hallikaanega väikse raamatukese, et kui nüüd Maanteemuuseumis käia või siia tulla, et siis kindlasti on raske märkamata jätta siin selliseid suuri objekte, suuri masinaid, mida muuseum kogub ja siis kuna muuseumi selline üks põhi eesmärke on ju teede ehitus ja teede hoolde ajaloo kajastamine, siis muidugi mehhaniseerimine, tööde mehhaniseerimine on üks oluline osa sellest ja kui nüüd need masinaid niimoodi koguda, et aeg-ajalt siis toimuvad ka sellised väitlused ja diskussioonid, et kuhu ja kui palju neid masinaid mahub ja milliseid täpselt koguda, et siis lisaks sellele, et me neid kogume, me üks meede seda tööd nagu vahendada avalikkusele on ka midagi üldistada või niimoodi ka kirjasõnas kokku panna ja siis see katse selle raamatu näol sai tehtud ja eelkõige on siia siis kogutud need näited kuskil nii 100 aasta vältel, kui see teetööde mehhaniseerimine lahti läks. Nendest masinatest, mis on siis unikaalsem, mida on Eestis koha peal toodetud, valmistatud, et tegelikult võib-olla väga paljud inimesed nagu ei teagi või ei suuda ettegi kujutada, et nii väikesel maal ka on selliseid masinaid ja seadmeid lausa toodetud. Et nüüd võib-olla väga otsest seost täna rehvidega ei ole, aga ka siin on, selles raamatus on üks peatükk käsitleb ka näiteks nagu talihoolde seadmeid ja masinaid, et siin on siis võib nagu selle nurga välja tuua, et siis 1927-28 jõudis esimene auto lumesahk Eestisse ja tegelikult on siis täna näiteks toodetakse ka Eestis selline ettevõte nagu Meirem, toodab maailma tasemel lumesahku, et need tooted on siin ka ära märgitud ja siis kasutan ühtlasi võimalust, et tänan oma kolleege, kes seda raamatut aitasid teha, et siin raamatus on siis üle 150 foto, joonise, dokumendi
Nii et, aga see tegelikult jah, nagu Kadri ütles, ei ole tegelikult ainult siis pildi- ja värvimisraamat, vaid see on isegi ikkagi jah, natukene, kuigi ta ei ole teatmeteos, siis sellise uurimusliku suunitlusega trükis. Ja siis tänan ka koostöö eest Raimo Unti, et Raimo Unt on selline inimene, kes siin Maanteeameti ja ka Maanteemuuseumi inimestele ei vaja tutvustamist, aga Raimo oli siis see mees, kes juhtis pöördelistel aegadel Maanteeametis siin laulva revolutsiooni järgsetel aegadel suurte muutuste ajal tehnikaparki Maanteeametis. Ja Raimo aitas ka siis entusiastina selle raamatule palju kaasa, aitas lugeda, andis hinnanguid ja lisas ka omalt poolt siia materjale raamatusse ja hea meel on ka tõdeda, et tegelikult Raimo sel aastal siis pärjati Maanteeameti ja Asfaldiliidu poolt välja antava Aadu Lassi elutööpreemiaga. Nii et tervitame Raimot, kes muuseas siis aitab nõu ja jõuga praegu kaasa ühele muuseumi projektile, kus siis taastatakse Paides 1947. aastal valminud esimest kogu tollases Nõukogude Liidus liikurhöövlit. Nii et sellest masinast on ka siin raamatus juttu, et tervitame siis ka Raimot. Ja ma võtan kohe... Ja ütlen, et siis seda raamatut saab muuseumi poest, meie esinejad saavad täna seda ja Apollo raamatuäridest leiavad ka need inimesed, kes muuseumisse ei jõua ja võib-olla praegu jälgivad, et kellel tekkis huvi. Ja võtan kohe Andrese käest järje selle sama V1 osas, et esimene liikurhöövel Nõukogude Liidus leheküljel 78 selles raamatus, aga me käisime siis sellel nädalal teisipäeval vaatamas selle V1 seisu, et kunagi alates 48. aastast ehitati neid 122 tükki, tänaseks ei ole alles mitte ühtegi, aga koos siis Järvamaa Kutsehariduskeskuse Raimo Undi ja ka teiste vanade teedemeestega ja tublide siis teehitusmasinate ehitajatega siis 2 aasta pärast on see vana uus ehk siis liikurhöövel number 123 meil muuseumis olemas, täiesti elujõuline ja liikuv, et see on meie järgmine väga-väga suur projekt. Aga aitäh sulle, Andres! Me läheme nüüd väikesele kohvipausile ja koguneme siis 3:15 siin uuesti, ehk siis veerand tunni pärast.